Tundub, et Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud Hormuzi väina blokaad kukkus läbi juba esimesel päeval ja seetõttu teatas Donald Trump, et Ühendriigid naasevad Iraaniga läbirääkimiste juurde. Uus 2 riigi läbirääkimisrühmade kohtumine võib toimuda juba neljapäeval või reedel Islamabadis. Ja selles olukorras on Trumpil tõesti probleemid. Vaatamata ameeriklaste poolt kehtestatud Hormuzi blokaadile läbis Hiina tanker täna rahulikult väinaveed. Veelgi enam, Iraan esitas enne läbirääkimisi USA'le arve tekitatud kahju eest. Ja nüüd nõuab Iraan USA'lt veel ligi $300 miljardit kompensatsiooniks. Lisaks kutsusid USA lähimad liitlased piirkonnas, nagu Saudi Araabia, Trumpi üles rahu sõlmima, läbirääkimiste laua taha istuma ja lõpetama Hormuzi väina blokaadi. Ja tundub, et Trump on valmis järeleandmisi tegema. USA pakkus Iraanile tõsist järeleandmist tema tuumaprogrammi osas. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange sellele saatele like, kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, täna suutis sanktsioonide all olev Hiina tanker läbida Hormuzi väina, hoolimata USA kehtestatud selle strateegilise marsruudi blokaadist. Ja kuigi Pentagon teatas Donald Trumpile, et esimese ööpäeva jooksul ei läbinud ükski laev Ameerika laevade juurest, osutus see mitte tõeks. Laev Rich Terry oli Marine Trafficu ja Claire teenuse andmetel esimene, kellel õnnestus pärast blokaadi algust väin läbida ja lahkuda Pärsia lahest. See tanker ja selle omanik on USA sanktsioonide all koostöö eest Iraaniga. Tanker laaditi metanooliga Hamria sadamas Araabia Ühendemiraatides, mis oli tema viimane peatuspaik. Veel üks sanktsioonide all olev tanker Murli Kishan sisenes väina 14 aprillil ja Kipleri andmetel peaks tühi laev laadima kütteõli Iraagis 16 aprillil. Varem kasutati seda tanker samuti Venemaa ja Iraani nafta vedamiseks ning seetõttu on see samuti sanktsioonide all, kuid liigub siiski läbi väina. Selle taustal püüab Saudi Araabia veenda Ameerika Ühendriike loobuma Hormuzi väina blokaadist ja taastama läbirääkimised Iraaniga, kartes edasist eskalatsiooni Lähis-Idas. Wall Street Journal kirjutab, et Ar-Riyadis arvatakse, et Washingtoni praegune survepoliitika Teherani suhtes võib viia vastupidise tulemuseni. Nimelt võib see viia ka Bab el-Mandebi väina sulgemiseni, mis tagab veel 12% kogu maailma meritsi veetavast naftast ja 8% veeldatud maagaasist, ühendades Punase mere Adeeni lahega. See strateegiline arter läbib Jeemeni ja Eritrea vahelt ning on Suessi kanali lõunapoolne värav, olles taas üks võtmetähtsusega kaubateid Aasia ja Euroopa vahel. Saudi Araabia suutis hiljuti taastada oma nafta ekspordi sõjaeelsele tasemele, umbes 7 miljonit barrelit päevas. Vaatamata Hormuzi väina sulgemisele õnnestus nafta transportida torujuhtme kaudu Janbu sadamasse Punases meres. Siiski satuvad need tarned ohtu, kui Jeemeni hutid sulgevad Bab el-Mandebi väina. Seetõttu ütlevad Saudi araablased Donald Trumpile, kuule, me lahendasime just selle probleemi. Aga järgmine probleem on juba tekkimas. Seega tee midagi, sest sinu sõja tõttu Iraani vastu võib meil kõik täielikult seiskuda. Ja selle taustal teatas Donald Trump täna, et järgmise 2 päeva jooksul taastuvad läbirääkimised Iraaniga. Ja varem siseringi andmetel sai teatavaks, et USA ja Iraani delegatsioonid plaanivad uut kohtumist Islamabadis juba neljapäeval või reedel. Muide, võimalikuks peetakse ka Genfi kui läbirääkimiste toimumiskohta. Veelgi enam, allikad kinnitavad, et Washington ja Teheran jätkavad konsultatsioone uue otseste läbirääkimiste vooru üle. Ja siin on oluline mainida üht väga tähtsat pusletükki. Täna, 14. aprillil, toimusid USA's esimest korda alates 1993. aastast otsekõnelused Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kohtumisel osalesid mõlema riigi suursaadikud Washingtonis ja USA välisministeeriumi juht Marco Rubio. Iisraeli peamine nõue on täielik desarmeerimine.
Eelmisel päeval kutsus rühmitus Liibanoni võime üles loobuma läbirääkimistest iisraellastega ja nimetas need juba ette mõttetuteks. Kuid Trumpi esindajad teatasid, et kui Liibanoni võimud lõpuks vabaneksid nendest Hezbollah terrorirühmituse liikmetest, saabub Liibanonis rahu ja Iisrael loobub edasistest rünnakutest. Ja see on oluline hetk, sest kui Iisrael ja Liibanoni jõuavad kokkuleppele, toimuvad USA ja Iraani vahelised läbirääkimised tõepoolest lähipäevil. Sest sõda Iisraeli ja Liibanoni vahel on samuti osa sellest suurest sõjast. Ja selle taustal saab teatavaks, et Donald Trump on hakanud taganema ja järeleandmisi tegema. Kas mäletate Donald Trumpi karmist avaldusest, et ta aktsepteerib ainult Iraani kapituleerumist ega luba, et Iraani tuumaprobleem jääb lahendamata? Ja tulevastel USA põlvkondadel tuleks taas minna Iraani vastu sõdima. Ta ütleb, ma ei luba, et umbes 10 või 20 aasta pärast tuleb jälle minna sõtta. Ei, ütleb ta, ma lahendan selle probleemi täielikult siin ja praegu. Trump ütles karmilt, et Barack Obama oli nõrk, sest ta sõlmis Iraaniga lepingu vaid 10 aastaks. Aga Donald Trump saavutab Iraaniga tähtajatu kokkuleppe igaveseks. Me lõpetame täielikult selle Iraani tuumaprogrammi probleemi. Kas mäletate selliseid Donald Trumpi avaldusi? Aga siin läks midagi valesti. Axiossi allikad rääkisid, et läbirääkimistel Islamabadis möödunud nädalavahetusel pakkus USA asepresident J.D. Vance Iraanile mitte lõpetada, vaid peatada igasugune tegevus tuumaalal 20 aastaks. Veel kord, see tähendab, et Trump on nüüd nõus ka ajutise kokkuleppega Iraani tuumaprogrammi osas. Ja Teheranist tundsid nad, et okei, Trump annab järele ja teatasid, et nad nõustuvad ainult 5-aastase lepinguga, mitte rohkem. Nad ütlevad, oodake, te ütlesite alguses, et see saab olema tähtajatu leping kogu eluks, igaveseks, üldse. Nüüd ütlete, et 20 aastat, seega meie nõuame 5 aastat, mitte rohkem. See tähendab isegi vähem, kui kunagi allkirjastas Barack Obama. See tähendab, et kui pooled keskenduvad siiski tähtajale, mitte Iraani tuumaprogrammi täielikule demonteerimisele. Probleem Trumpi jaoks seisneb selles, et selline kokkulepe võib meenutada 2015 aastal Barack Obama administratsiooni poolt koos Euroopa riikide, Venemaa ja Hiina osalusel sõlmitud lepet. Trump võimule tulles viis USA sellest Obamase tuumaleppest välja 3 aastat hiljem, nimetades seda Obama lepet, tsiteerin, kohutavaks ühepoolseks tehinguks, mida poleks kunagi mingil juhul tohtinud sõlmida. Ja nüüd riskib Trump sõlmida samasuguse või isegi halvema tehingu, kui sõlmis Barack Obama. Aga see pole veel kõik. Iraan saab aru, mis toimub ja nüüd seab tingimusi Ameerika Ühendriikidele. Selles ongi Trump. Iraani valitsuse pressiesindaja Fatimeh Mahanjeri teatas 14. aprillil, et Iraani esialgne hinnang USA ja Iisraeli rünnakute tekitatud kahjule on umbes $270 miljardit. Üks küsimustest, mida meie läbirääkimismeeskond edendab ja mida arutati ka Islamabadi läbirääkimiste ajal, on sõjaliste reparatsioonide küsimus USA-lt. Iraani kaotused USA ja Iisraeli rünnakute tõttu hinnatakse praegu umbes $270 miljardile. See tähendab, et Iraan nõuab nüüd Trumpilt ka selle sõja eest reparatsioone. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis selle video kirjelduses ongi kirjas. Toetage Aleksei Bitši kanalit. Valige endale sobib viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.